tere, täna on käes Ela hästi viimane saade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tuntud saatejuht ja pereportaali toimetaja Eve Kallaste. Tere! Tere! Täpselt õigel hetkel. Eve, sinuga juhtus selline lugu, et sinu 11-aastane tütar tuli siis ükskord koju ja ütles, et emme, ma olen nüüd taimetoitlane. Ja ütles, et ta on vegan ja nüüd ta saab meil 14 juba, nii et ma tõesti arvan, et see ei ole lihtsalt tuju. Et see on ikkagi elustiil ja lapse enda otsus. Et kui muidu käib see pigem vastupidi, et see on nagu vanemate poolt nagu suunatud lastele selline eluviis, siis meil on ikka teisiti ja et laps alustas, kuidas ta alguses ütles, ega ma ei võtnud seda nii väga tõsiselt, et ma mõtlesin, natuke räägib ja ega see ju paha ei ole, kui laps mõtleb, kuidas elada siin maailmas nii, et ennast ja teisi vähem kahjustada. No sa ei saa oma last sellise asja eest hukka mõista. Loomulikult ma ütlesin, et muidugi proovi, et vaatame, mis välja tuleb. Ja tingimuseks me siis tõesti seadsime selle, et vaatame, et kui see sinu tervisele mõjub hästi, et siis palun. Aga ega me seda esialgu ei uskunud väga. Kui palju sa olid varem kokku puutunud see veganluse ja taimetoiduga? Üldse mitte. Nii et sul olid sees siis ikkagi need põhilised küsimused ka, eks ju, et mida ja kuidas peab laps sööma? No ma ei olnud väga selline muretseja ema sellel hetkel ja ma vist üleüldse väga ei ole muretseja ema. Et nii palju ma ju ikka teadsin, et veganid tegelikult on ju teadlikuma ja tervislikuma toitumisega kui mingisugused tavalised keskmised sööjad. Et selles mõttes ma väga ei muretsenud. Aga ma olin võib-olla veidi ära hirmutatud selle koha pealt, et kas ikka organism, tead, mida kõik räägivad, et kas ikka organism saab kõik olulise kätte, kui ei söö liha ega loomset. Aga samas, kui sinu laps ütleb sulle niimoodi, et emme, et sa ju tead, kus see toit tuleb, et ma ei taha olla selles osaline, siis ma ei tea ühtegi meetodit, kuidas sa sunnid oma last selles tapatalgus osalema. Et see oleks nagu erakordselt julm. Kas see nüüd oli ka see kord, kui sina hakkasid mõtlema, et aga tõepoolest, kust kohast see toit siis tuleb või sa olid juba selle peale varem mõelnud? Ma teadsin seda, loomulikult selles mõttes, et ma ju olin näinud neid filme ja ma olin lugenud neid artikleid ja ma teadsin, et missugust toiduahelat pidi siin need asjad käivad, aga ma olin selle ära blokeerinud enda jaoks, et see on kuskil mujal, see ei puuduta mind, ma ei mõtle selle peale ja nii see oli. Aga ma ei saa öelda oma lapsele, et kuule, sa saad asjadest valesti aru, et tegelikult on teisiti, sest et ta ju ei saa asjadest valesti aru. Et ma ei ole selline ema, kes nagu jõuga suruks peale põhimõtteid, mida ma tegelikult ise ka ju väga ei kiida heaks. Aga milline teie toidulaud siis varem välja nägi? Ega ta varem oli ka suhteliselt tervislik, aga ma arvan, et ta oli varem palju üksluisem ilmselt, sellepärast, et see Iirise vegan menüüga tuli meile koju väga palju uusi asju, millest mul ei olnud varem aimugi, mida võis proovida sellistes moodsates restoranides ja kohvikutes. Quinoa ja läätsed ja kõik sellised asjad, mingi agar ja ma ei olnud varem kuulnudki niisugustest asjadest. Avardas su köögi poolt? Jaa, aga kuna ma olen selline katsetaja ja proovija, siis nagu see oli täitsa huvitav. Ja kuna meil on peres tegelikult 5 liiget ja siis, kui see 11-aastane ütleb sulle, et ma olen nüüd vegan, siis tegelikult ju väga paljud inimesed pidid oma maailmapilti muutma tänu sellele, et laps on teinud niisuguse otsuse. Ja väga paljud said ka maitsta kõiki neid uusi asju, mida sa toidulauale hakkasid nüüd panema. Tead sa, kust kohast see mõte tal tuli või kuidas ta jõudis sinna maani? Ta on hästi tundlik olnud alati selles suhtes, et kuidas see maailm üldse toimib ja millised on üldse inimesed ja milliste põhimõtete järgi me elame. Ma arvan, et ta käis alles lasteaias, kui ta ütles mulle niimoodi, et ma ei saa üldse aru, emme, et kuidas need sõjad siin maailmas on, et kui kõik emmed kodus räägiksid lastele, et sõda on paha, siis ei oleks ju varsti ühtegi sõda enam. Et selline hästi tundlik loomus on tal kogu aeg olnud ja vaat sellist last ei tohi murda, et sa lihtsalt pead nagu pigem mõtlema, et äkki kõik teised liiguvad ka selles suunas.
väga eeskujulik, sa oled nii armas, Eve. Aga me näeme seda last kohe, me näeme seda last, me lähme teeme koos teie siis ühte retsepti. Tšau! Tšau, Iiris! Et see meie väike vegan on siin kohvikus sushiga ootamas. Eve Iirisega oleme nüüd perekohvikus. Neil on jõulude ajal kombeks teha ühte päris ebatavalist toitu. Mis me nüüd valmistame siis? Me teeme sushit ja sushi on meie laual tavaliselt sellise jõulu ja aastavahetuse vahelisel perioodil, et siis, kui enam selliseid suuremaid ja raskemaid toite süüa ei jaksa. Siis teeme sushit, jah. Mis teil lemmik sushi on? Meil on siin täna näiteks avokaadod ja beet, aga kas see on teie üks meelispärasemaid? Iiris, ma ei tea, mis sinul kõige? No minule kõige rohkem meeldib avokaadodega ikka teha sushit. Lihtsalt nagu kõige lihtsam teha avokaadodega, hästi maitsev. Me teeme nii lihtsalt kui võimalik teha. Ma tahan seda sushi rullimist veel harjutada, ma ei ole väga suur meister selle koha pealt. Et mul alati nagu see sushi riis kuidagi, see ei jää sinna väga hästi, nii et Eve, sa saad siis õpetada. Jah, ta sõltub paljudest asjadest, aga täna meil on see jõuluteema puhul on meil see beet. Iiris ei pane meil mereande, aga meil ülejäänud pere paneb mereande ka sisse, aga täna me siis teeme Iirise retsepti järgi. Millest me alustame? Oleks kurgi, porgandi ja avokaadoga. Inimesed teevad hästi erinevalt, seda porgandit ja kurki ja ma näitan, kuidas meie teeme, et tavaliselt lõigatakse niisugused ribad, on ju. Aga mõtlen, et laisal inimesel on hullult palju häid mõtteid. Ja meie teeme lihtsalt niimoodi neid ribasid, mis sinna sushi vahele lähevad. Tead, ma teen vokki niimoodi, ma ei viitsi ka lõigata neid ja siis ma lihtsalt tõmban selle kooriaga. Just, ja kurgiga me teeme samamoodi. Koorime kõigepealt üle ühe ära, need paneme üldiselt vette. Kuule, aga need, millega sa teed ennast hästi kauniks igale poole. Näo peale. Las ma mõtlen, ma eile just lugesin kuskilt, et millise probleemi puhul peab panema. Kuule, see teebki, me täna muretsesime, et me oleme näost nagu läigime siin natukene. See peaks tegema matiks. Teeb. Aga ma arvan, et ta teeb praegu märjaks. Ma arvan ka. Aga kui jätta peale ja hoida natukene, siis peaks tegema matiks. Aga nüüd me need oleme kosmeetilistel eesmärkidel ära kasutanud, aga nendest ülejäänutest, need me saame ju panna vette. Ja vaata, olemas. Meil on nüüd jook on ka. Äkki sa Iiris hakkad rullima juba midagi siin ja siis ma teen sulle asju ette. Siis on vaja riisi. Aga tõepoolest see sushi riis on hästi kleepuv ja mul on ka alati probleeme selle laotamisega, et on siin mingit nippi või? Mis te olete vahepeal proovinud veega midagi teha? Jaa, no me oleme teinud käed märjaks ja kas sinu pere ka nagu teeb seda vegan sushit? Minu lemmik sushi on seentega. Seda me ei ole proovinud. Vaata, kui tore, et sa ütlesid, kohe katsetame. Mulle meeldib niimoodi, et on tehtud seened, võib-olla küüslauku ja sellist suhteliselt võib-olla äkki isegi chillit ja siis ma keeran ta sinna sisse ja ma mõtlen, et me võiks teha niimoodi, et me paneme ühele sushile avokaadot ja siis paneme beeti ka veits juurde. Ma arvan, et see jääb värvilt ka päris hea. Ehkki ma beeti puhul ei oska ette ennustada, et kui me lõikame pärast seda sushit, et kas ta tõmbab punased mingisugused jutid, nagu et hakkab määrima seda riisiosa ka või ei hakka. No siis on meil roosa riis. Siis on meil roosa riis, just nimelt. Mis sul nagu need sellised lemmikud toidud on, siis mis on hea taimetoit, mis sa oled saanud? No lemmikud on ikka sellised magusad nagu koogid ja sellised asjad, mida sa saad kohvikutes. Me väga kooke me ei tee. Ei, me ise ei tee kunagi. Sest et kui sa nüüd gluteeni ei söö, siis Eve, sa pead tegema siis gluteenivaba vegan toitu kodus. Tegelikult ei ole üldse raskegi. Me kõige rohkem me teeme üldse nagu köögivilju. Täiesti igapäevane on see, et meil on ahjus suure plaadi peal erinevat värvi paprikad, bataat, porgand, mulle meeldib näiteks porgand rohkem kui kartul. Ja siis need suvikõrvitsad kõik, me maitsestame nad enne ära sellise ürdi ja oliiviõli seguga. Paneme kõik plaadi peale, paneme ahju ja kuna Iiris on meil ainuke vegan peres, et siis me teeme niimoodi, et samal ajal me teeme mingisuguse teise roa ka veel kõrvale. Ja mina olen näiteks enda toitumist hästi palju muutnud tänu sellele Iirise. Ma mõtlengi seda, et kui sul tuleb laps koju, ütleb, et ema, ma nüüd tahan süüa ainult taimetoitu, siis see on lapsevanemale paras väljakutse, sest et on juba tekkinud mingisugune harjumus ja veendumused. No ma ei ole mingi oma veendumuste ori ja ma ei ole selline inimene, kes ei oleks valmis oma maailmapilti muutma. Kui elu sellise suuna keerab,
et noh, kui ma oleksin selles kinni, no siis ei ole ju väga mingit edasiliikumist ega arengut ega et põhimõttekindlad inimesed mul isegi tunduvad, et natuke hirmutavad on teinekord, et mul on selline põhimõte, ma kunagi seda ei muuda. No kus sa tead, eks ole. Aga Iiris, kui sa ütlesid mulle, issand, millal see oli, kui sa ütlesid? Ma arvan, ma olin söögilaua ääres, ma lihtsalt ütlesin, et ma olen siis nüüd vegan. Ja see oli päris mitu aastat tagasi. 2 aastat juba, ma olin 11 ja ma sain paari kuu pärast 12 siis. Et siis ma olin lihtsalt öelnud, et noh, nüüd ma siis olen. Issi oli vist öelnud, et näeme 2 nädala pärast. Ja ega noh, keskmine mees ju ei usu, et inimene saab ilma lihata elada. Ja me arvasime, et noh, et äkki see on mingi periood, et teismelise asi, et tal võib see üle minna ja siis selgus ei lähegi üle. Alguses tulite vahepeal isegi täitsa mures ka juba, aga te tulite sellega täitsa hästi toime minu meelest. Vanemad tulid toime, et ei hakanud karjuma midagi, et nagu ettevaatlikult uurisite, ise ka tegite uurimustööd ja siis ma ise ka tegin uurimustööd, ma saaksin teil tagasi vaielda, kui teil mingi jutt tuli, et kus sa proteiini saad või midagi sellist. Ja Iiris tegelikult valmistas nagu ennast ette meie mingisuguseks väga suureks küsimuste raheks. See läks hoopiski niimoodi, et meie ei küsinudki nii väga. Pigem rohkem nagu meie sõbrad ja pereliikmed ja siis ma sain Iirisel aru ühe väga huvitava nagu siukse omaduse, et ta nagu ei hakka üldse teist inimest ümber veenma või midagi. Et ta nagu ütleb paar lauset, vaatab, kuidas see reaktsioon on ja võib-olla enam ei jätkagi seda juttu, sest et noh, lõppude lõpuks see on ju tema elu. Emme oli mul lubanud tegelikult vist nagu 6 aja pärast, et kui sul on vereanalüüsid korras, siis okei, ole edasi. Me leppisime kokku küll niimoodi alguses, et olgu, ole natuke vegan ja siis me lähme teeme vereanalüüsid ja kui need analüüsid näitavad, et midagi on puudu, siis hakkad kala sööma. Ja ta ütles okei. Ja me ei läinud tegelikult nii ruttu tegema neid vereanalüüse, me läksime mitu kuud ikka läks mööda ja siis me läksime ja tegime. Arst ise, ta ütles, et tema oli käinud 3 nädalas Hispaanias ja tal oli ikka D-vitamiini puudus. Mina olin terve talve olnud Eestis ja mul oli D-vitamiin täielikult olemas, nagu ei olnud liiga vähe, ei olnud liiga palju, kõik oli tasakaalus. Nad ütlesid, et nad ei mäleta, millal nad oleksid näinud nii häid tulemusi. Meil on olnud selle Iirise veganlusega selliseid huvitavaid olukordi ka, et noh, et kui me käime sõprade juures, siis noh, nad alati ei usu, et see nii on ja nad mõtlevad, et võib-olla ta äkki ta salajas. Mida siis liha või? Ma ei tea, mida ta... Öösel käin külmkapte juures. No aga on sul isud siis tulnud või? Ei, tegelikult absoluutselt mu isud kadusid ära, kui ma hakkasin veganlusega pihta. Kõige isud, nagu mul ei olnud magusa isusid, mul ei olnud soola isusid, kõik läks nagu paika. Emme on köögis, sööb näiteks seal mingit juustusaia, veekonit. Ei tea. Ei no... Iiris ausalt selles mõttes, kuna see on tema otsus ja me ei survesta teda nagu üheski suunas, ega sellest midagi ei juhtuks, kui ta hakkaks uuesti sööma midagi loomset. Iiris käib ju ülisuures koolis, kus on väga palju õpilasi ja ta võib täiesti vabalt olla vegan. Meil on see kandikussüsteem, et kõik toidud on ette pandud ja sina lihtsalt tõstad endale ära. Õnneks meil ei ole siis asju kokku segatud, et ma ei pea lihtsalt kastet võtma. See ongi kõik. Võtan endale riisi, võtan endale salatit ja võtan endale vett. Kõik. Aga... Või siis ta võtab tatart, on ju, või siis noh, selles mõttes neil on nagu hästi... Kui on mõni kool, kus on hea toit, siis Keila kool ilmselt see kool on. Kuule, me avastasime selle uue grillimise magustoidu ju. Banaanid lõkke peal, niimoodi musta šokolaadi tükid on sees. Banaanidega me tegime niiviisi, et võtsime niimoodi selle pealmise riba ära. Ja ma ei tea, kas siin šokolaadi on, aga noh, teoreetiliselt siia sisse pikkisime musta šokolaadi tükke ja siis panime selle banaani resti peale küpsema. Kuna see koor on nii paks, siis see seda seesmist osa nagu ei mõjuta. Seesmine osa läheb niiseks mõnusaks, pehmeks, šokolaad sulab siia peale ja ümber. Aga kui sa, Iiris, räägid teistele seda, et sa oled vegan teistele lastele, Einud tuttavad juba ammu teavad, aga võõrastele lastele mainides seda, et ma olen vegan. Siin ma annan mingi kõige lühema vastuse, mis ma võimalik välja mõelda. Ja siis ja mis see on see kõige lühem vastus sul, mis sa siis? Mind ka huvitab nagu. Alguses tahtsin kaalust alla võtta ja siis tulid eetilised põhjused, kõik. Aga sul päriselt tuli ka nii või? Jaa, alguses ma tahtsin kaalust alla võtta ja vormi saada ja siis kui sa olid 11? Kui ma olin 11, jah. Kui sa ei olnudki mulle seda aspekti öelnud, et sa kaalust alla võtmise pärast. Minuni sa jõudsid kohe või sa arvasid, et see ei mõju mulle.
sest et vanematele sa ikkagi rääkisid eetilistest põhjustest. ja see oli ka lõppkokkuvõttes see põhjus, miks ma hakkasin veganiks. Ma ei arva, et ma oleksin vegan, kui ma kohtleksin seda kui dieeti. Kui Iiris alustas selle veganlusega, siis päris ruttu tuli välja see, et tema meeleolud nagu muutusid, et enne ta oli ikkagi selline üliemotsionaalne ja turtsakas ja selline teismeline ja plärtsusime omavahel. Ja minu jaoks on see nagu esimene kord või ainus kord üldse, kus ma olen näinud, et toitumise muutmine muudab inimese nagu käitumist. Sest et sul hormoonid on tasakaalus ja siis sa oled ise ka tasakaalukam ilmselt. Ja siis temast sai nagu meie pere täiskasvanu. Saad aru? No emme, mis sa karjud siin? Kui me oleme käinud nendes avalikes söögikohtades ja siis me ju ikka küsime, et kas teil on vegan menüüd ka. Ja siis mõnikord tuuakse selle vegan menüü nime all igast põnevaid asju. Jaa, inimesed arvavad, et lehm on taimne näiteks on ja et piim ja muna. Piim on väga taimne ja tavaliselt, kui sa küsid näiteks mingi vegan asja, siis juust on seal ikka ju ometi peal. Ja koorekaste on ka kindlasti. Et me mingisugust niisugust probleemi ei ole nagu sellest teinud, sest et see on küllalt uus asi ikkagi, aga väga-väga ruttu meie need toidukohad on õppinud. Tegelikult. Ma olen vist selle koha pealt dramaatilisem. Oled jah? Jaa, mina mis mõttes nagu ma ei taha siia piima, viige tagasi. Kuulge, aga lõikame selle lahti. Aga tead, mis sa peaks tegema, ma pakun või? Nuga. See ei ole hea nuga või? Ei, märjaks peaks tegema noa. Noa peaks tegema märjaks. Ja muidu sul kleepub sinna. Teile, sul on ju 2 last. Mul on 3 last. 3 last? Mul on kokku 3 last. Kõigest 1 on meil täna siin. Mis teistega siis on? Teised ei ole küll veganid, aga meie suurem tütar on mul juba 18, tema toitub väga tervislikult ja väga hoolega mõtleb, et mida ta sööb. Väiksem tütar hakkab vaikselt juba rämpsust loobuma. Ja, et me ei ole nagu ühtegi last nagu survestanud üheski suunas nagu oma toitumisega, et neil on kõigil need omad eelistused ja mulle nagu tundub, et elu ise kuidagi paneb asjad paika, et kui sa annad lapsele võimaluse lahtiste silmadega vaadata ja kui temas on seda loomulikku uudishimu, et siis ta ikkagi lõpuks jõuab sinna rajale, kuhu ta peab jõudma. Nii ilusti sai valmis. Ma panen meile selle sojad ka. Ja siis need pulgad. Mulle meeldib see peet ja avokaado siin, päris huvitav. Tead, kas sa paned ka soja sisse mõnikord wasaabit või? Ei ole pannud. Ei ole pannud? Sa paned? Jaa. Wasaabiga on see kihvt, et paned natukene rohkem ja siis tõmbab ninaga lahti, vaata kui nohu. Jõululaud on valmis. Jaa, jõululaud on valmis ja ma võin proovimata öelda, et see on väga hea. Aitäh, et te tutvustasite oma jõululaua põhitoitu. Jah, palun. Ja aitäh kutsumast. Mida need eestlased jõulude ajal söövad ja kas neil on äkki mõni taimetoit, mis on võitnud eestlaste südame? Me oleme praegu Raekoja platsil ja ma leidsin endale suurepärase kaaslase. Tere! Siin on Mariin ja Mariin on siis Eesti esimese taime toortoidu raamatu, kokkaraamatu autor. Jaa, on. Ja Mariiniga on selline plaan, et me lähme teeme natuke linnaküsitlust ja ma arvan, et see saab meil päris lõbus olema. Mariin, sul on see raamat kaasas ja plaan on muidugi see, et tegelikult me jagame selle vaatajatele välja ka ühe mänguga pärast saate lõpus. Aga räägi, Mariin, et mis sul endal lemmik selline jõululik taimetoit võiks olla? No erinevad glügid kindlasti, siis hapukapsas, kartul ja muidugi Sandra Vungi retsepti järgi tehtud need taimsed verivorstid. Soovitad sa oma raamatus ka midagi, sest et me nüüd jagame selle raamatu küll välja ja tegelikult palju me jagame neid üldse? 5 tükki. Me jagame 5 raamatut ja välja. Selleks peab minema siis Ela hästi TTV Facebooki lehele. Seal on kõik ära öeldud, mida peab tegema. Aga näita mulle siit mõnda retsepti siis, et sa ennem ütlesid ka, et sul tegelikult on siin oma lemmik täiesti olemas. Ja mulle meeldivad erinevad salatikastmed. Näiteks avokaado tšillikaste on väga hea ja erinevad Caesari salatid ja et minu idee ongi see, kuidas ütleme sellised igavad salatid ja sellised suupisted kastmetega huvitavamaks muuta.
väga mõnus. Sul muidugi on siin see sushi, minu meelest oli sul ka siin, eks ju? Jaa, on. Kas oli lillkapsa sushi? Lillkapsa ja India pähklitega. Seepärast, et sushi on meil tänases saates veel esindatud. Okei, aga plaan on siis see, et lähme püüame mõne põneva inimese kinni ja asume teda küsitlema. No teeme nii. Mis sul nagu endal siuke lemmik taimne toit võiks olla? Praekartul, tahjukartul, nagu eestlastel kombeks. Jaa, väga armas, see on nii eestlaslik. Aitäh Ja, sulle. aitäh. We are asking about vegetarian vegan food. What's your favorite? Do you have one? Black bean soup. Black bean soup. Väga hea valik. Kas sul on oma lemmik taimset toitu, mida sa armastad, mida sa teistele soovitad ka? Ma ei oskagi öelda, juust. Juust ei ole taim. On küll, taimest ta tuleb ju. Ei ole. Lehmapiim on taimne toit ju. What's your favorite vegetarian or vegan food? Lamb. 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 Lamb is an animal. Animal, yes. Yes. So lemmik taim on lammas. Do you have any vegan or vegetarian food that you really love and that you remember with warm heart? There was one soup which was like kind of peach flavor. It was like cold pumpkin soup with peach flavor, I remember. Pumpkin and sweet potato marinated with peanut butter. Wow. Yeah. Yeah. It's Love kind those. of more like a sweet, but really good. Kichari. What is it? It's rice and lentils, Okay. red lentils. Spicy? Yes, you can make it spicy or not. Fish, beef, pork, everything. That camera, I also eat that camera. Milline on sinu lemmik taimetoit? Minu lemmik taimetoit on kikerhernekarri. Aga kas sul on veel mõni, näiteks selline jõuluhõnguline, jõulumeeleoluline? Jõuluhõnguline, no piparkoogid on ka head. Vinegrette. Ahah, Ja ja kuidas te seda teete? hapukapsas peeti ja siis mukulsibule. Ahah, ja mille kõrvale, toiduõli. ja mille kõrvale te seda näiteks sööte? Noh, igale toidule Igale võib toidule. ja võib ka iseseisva toidule süüa. Porgandikotleteid. Jõululauale, aga muidu mulle meeldib see brokolisupp väga. Kuna ma ise olen tegelikult kokk, siis ma olen teinud hästi palju taimetoite. Mulle endale isiklikult meeldib näiteks quinoa. See on väga maitsev, sinna võib igasuguseid erinevaid lisandeid juurde panna. Kikerherned on ka hästi toredad asjad, et nendest saab ka teha kotlette ja palle ja... Sweet potato, I think, and then you put some herbs there. Okay. That is my favorite. And your favorite? Potato. Potato. Just plain potato or baked or Baked. smashed? Veegid. Mulle meeldib väga kikerhernekarri. Jah. Ja minule meeldib baklašaan küüslaugu ja peterselliga. Sama. See on ka väga hea, see on ka väga hea. Marin, aitäh, et sa tulid ja küsitlesid Eesti rahvast. Me saime teada tõeliselt põnevaid vastuseid ja minu jaoks kõige inspireerivam oli vist see, kui see meesterahvas ütles, et tema jaoks üks maitsev taimetoit on virsiku ja kõrvitsa supp. Mul oli see vinegrett, jäi meelde, et ütles, et iga toidu kõrvale see sobib, see oli päris huvitav. Just, aga nüüd on meil siin siis toortoidu raamat ja sellega nüüd niimoodi, et mine ela hästi TTV Facebooki lehele, vali sealt siis, seal on 2 postitust, jaga seda ja Marin jagab siis välja mitu? 5 õnnelikku saavad siis selle vahva raamatu, kus inspiratsiooni ammutada ja igast häid mõtteid. No see on selleks, et nüüd tulevad jõulud ja et saaks mõnesid põnevaid ja ägedaid värvikaid mõtteid, mida siis panna toidulauale natuke erinevad võib-olla seekord. See oli tänavu aasta kõige viimane Ela hästi saade. Uued saated on eetris uuel aastal. Seniks mina ütlen teile ela hästi. Olge terved! Tšau!